Kas oled kodukontoris ning tabad ennast mõttelt, et sul puudub ka kõige elementaarsem ülevaade tellimuste täitmisest ilma selleta, et sa kellelegi helistaksid, või oled just sina see, kellele helistavad salongid ja küsivad, kus maal selle kliendi tellimus on, millal saaks kätte anda. Kuid selle jaoks pead sa minema ise tootmisesse, otsima tellimusi ülesse ning alles seejärel oskad talle vastata. Kui need olukorrad on sulle tuttavad, siis meil on lahendus olemas. Selle jaoks on Esil level 1 tootmine. Ja vaatame siis antud näite läbi ühe mööblitootmise ettevõtte põhjal. Me toodame diivaneid, tugitoole ja kõik tooted on ette ära defineeritud ja sooviksime saada väga lihtsalt head ülevaadet tellimuste täitmise kohta. Selle jaoks vaatame tootmise ülevaade ja siin on olemas kõik hetkel aktiivsed tellimused. Näeme ära, kes see klient on, mida ta tellis, millal tellis. Saame järjekorda panna vaja kuupäeva järgi. Näeme siit ka kohe ära, et mingite tellimustega on meil juba põleb, on kõik siin punaseks visanud, nendega on vaja kiiremas korras tegeleda. Näeme ka ära, palju tundides veel teha on vaja, 7,5 tundi antud tugitooli korral ja 1,5 tundi siin tugitool 2 korral. Näeme, et midagi nendega tehtud pole, raporteeritud on 0 tundi. Sama näitab ka status bar, et midagi tehtud pole, kõik operatsioonid, ettevalmistus, karkassi koostamine, liimine, õmblemine, polsterdamine, pakkimine, kõik on tegemata. Kuid samas näeme jällegi, et teatud tellimustega on oluliselt parem seis. Siin on poole peal, siin on juba peaaegu valmis, need on täitsa valmis. Nüüd te mõtlete kindlasti, kuidas saada nii head ülevaadet oma tootmisest. Selle jaoks võtame siis kõigepealt müügiisik, tema hakkab müügitellimust sisestama. Võtab ta müügitellimused, ei ole vaja minna kuhugile Excelisse, siit samast lihtsalt paneb uus ja määrab ära siis, kes see klient on, kes see tellis. Eraklient on meil seekord ja erakliendi nimi on Urmas. Meie ettevõtte poliitika näeb ette, 3 nädala jooksul tarnime, paneme siis kuupäeva peale ning määrame, et Urmas tellis meil diivan ja 2-kohalise. Selle jaoks ilusti olemas, meil siin varasemalt ära defineeritud, valime selle peale, Urmas tellis neid 2 tükki näiteks. Paneme peale ja võetakse juba andmebaasist hind ning sellega minimaalselt ongi meil juba müügitellimus sisestatud ja selle peale müügiisik võib ka võtta siit samast kohe teha toimingud ja koostada kõik tootmistellimused. Tehakse tootmistellimus, siin meil midagi muuta enam pole vaja. Materjale me ei jälgi. Sellega ongi vormistatud ja kui me vaatame nüüd tootmise ülevaadet, siis me siit näeme kohe kiiresti, et meil on olemas Urmas diivan 2-kohaline ja on siia lisatud 3 tundi on tööd vaja teha ja midagi veel tehtud pole. Nüüd, kuidas tuleb info siia, kuidas tulevad siia niisugused rohelised, oranžid kastikesed, vaatame sellega kiiresti üle. Selle jaoks tuleb tootmistöötaja ja nüüd äge koht, teie ei pea vormistama talle mingit Exceli faili või midagi välja printima, et mis ta tänane töökäsk on. Tema tuleb lihtsalt operatsioonide raporteerimine. Siit valib, kes ta siis on, et olen ma siis Erki, olen ma Hannes. Ja võtab siit samas siis, et olen mina Hannes. Paneb selle peale ja Hannes töötab meil ainult ettevalmistuses. Selle peale lüüakse talle ette list, mis tööd ettevalmistuses vaja teha on. Vaatab siit, paneb näiteks tähtaja järgi endale järjestusse ja näeb siit ära, mida teha on vaja. Saab ta info, mis see toode on, kes see klient on, palju neid teha on vaja ja kaua tal umbes selle peale aega läheb. Väga lihtne, vaatab siit, et hakkan tegema tugitooli ja näeb siin, et tugitooli on siin veel üks. Võtab selle teise ka, teeb 2 korraga ära, palju efektiivsem. Alustab tööd, selle peale läheb aeg jooksma. Nüüd, kui teie vaatate siis tootmise ülevaadet näiteks, siis teie näete sellist pilti, et tootmise ülevaates on meil midagi muutunud. Ja nimelt on meil siin oranžiks läinud 2 ettevalmistuse kastikest, ehk siis saame indikatsiooni, et selle tellimusega on nüüd tegelema hakatud. Ja kui nüüd tootmises Hannes saab oma töö tehtud, paneb ta lihtsalt siit, tuleb tagasi, raporteerimispunkti, paneb lõpeta tööd, ütleb, mõlemad said valmis, kõik kogust tehtud, lõpeta ja raporteeri ning selle peale lähevad tal siit samast vaatest need 2 tegevust minema ja järgi jäävad juba ülejäänud tegevused, mille kallale ta saab asuda. Nii lihtsalt ongi võimalik saada endale väga hea ülevaade tootmisest toimuvast.